et välimus kadus siis teiste jaoks elades, et mis see kõige kurnavam siis oli selle asja juures, et teiste jaoks lapsed, mehed, kes siis kõige teised siis on? Ei olnudki nagu kurnavam või kuidagi nagu ma olen kogu aeg olnud selline, et võib-olla ikkagi eelkõige, et oma pereliikmed, et ikkagi see, jah, et ongi nii, et Monika on selline alati olnud, et ütleme, et ta mitte ei sea ennast nimekirja lõppu, vaid ta jätab sealt nimekirjast täielikult välja ennast. et ütleme, et kui meiegi talle külla tuleme, siis ta on alati kõige jaoks olemas, alati ta arvestab teiste soovidega, aga paraku ta iseennast nagu jätab alati niimoodi tahaplaani. Aga nüüd on muutus toimunud. nüüd on kadunud see hoiak ja pilk, et andke andeks, et ma olemas olen. Nüüd on selline pilk, et ma tean, et ma olen seda väärt. Pirje on küsinud natuke intiimsem küsimus, aga kas uue naisena on ka voodielu paranenud? Otse loomulikult. Ma enam jah, et ega ma nüüd siis niimoodi, et vanasti oli ikkagi niimoodi, et kui nüüd otse rääkida, et eks ikkagi seda kõhtu ja seda osa peitsid, et sa tead ju, mis on nagu kole ja mis ei ole silmale hea vaadata ja mehed ju, eks ju, tead, armastavad ju silmadega, naised kõrvadega, et naised ootavad oma hellitusi ja ilusaid komplimente, tere õudu. Nii võttis kohe kõik, eks ju, rõõmsalt mõigama. Et ja loomulikult, et nüüd ma olen ise julge ja kuidagi teistmoodi on see asi, et eks ma ikka varem kippasin kuidagi oma neid ilusaid kehaosasid. Et see on see, et ärme praegu ära võtta, peidame ära. Peidame ära või kus see teki... Seda pole mul kunagi olnud. Teki nurga kuidagi peidad see kõhu peale või kuidagi nüüd.